Tervist kõigile vaatama Postiga kalale järjekordset episoodi. Tänane episood on meil taaskordne üks siuke, kuidas ma ütlen, vigade paranduse episood. Kui me mäletame, et suve keskel me käisime latikat siit samast Emajões püümas, siis me iseenesest läks video päris hästi, et nagu saime normaalselt kala ja kõike muudki puha ja aga lihtsalt tol hetkel ma arvan, et tagantjärgi vaadates isegi tundusid need nurrud, keda me kõiki nurgudeks nii-öelda nimetasime, tundusid ikkagi latikad olevat, et ma ei tea. Aga nagu siuke, põhine, miks me siia uuesti ka tulime, oli sellepärast, et suurt kalaga ei saanud kätte ja nii edasi. Et täna me üritame uuesti saada suurt kala, me üritame saada suurt latikat ja nii edasi. Et tänane meie eesmärk on ikkagi suur latikas ja nii edasi. Tol hetkel, kui see video küll üles läheb, on oktoober, aga aeg, kui me seda videot teeme on septembri teine nädal, ehk 10. september on praegu. Proovime poonesti sügise algusest nüüd saada uuesti latikat. Et vaatame, millega siis püüda latikat, kuna me oleme niivõrd, kuivõrd midagi natuke ikkagi muutnud, pluss ka koha, nagu ikka näete. Et vaatame siis järgmist videolõigust ära, et oma varustuse seekordse varustuse nagu üle. Et minu rakendus on üsna tavaline. Siin on karabin, siin on siis suht suur pööral selle pealiini jaoks. Pealiini lõpus on karabin. Siis pealiini lõpus on karabin ja karabini küljes on siis söödatops. Ja siis panin sama lipsu, millega ma püüan tavaliselt linaskit, mis on mul linaskit korgiõnge küljes. Panin selle lipsuga siia. Ainult, et siin on pikem lips kui linaski püügil. Mingi 6 sentimeetrit vist pikk. Põhimõtteliselt, ma ei tea, kas sa unustasid või lihtsalt sa ei võtnud vist kaasa seda mingit väikest ämbrikust teha sööta, on ju? Jaa, ma unustasin. Ja siis ma just tulime kohale ja siis vaatasime, siin on mingi lihtsalt väike ämber siin. Põhimõtteliselt sama siin sees elada saa, nii et jah, vedas seekord. Muidu oleks pidanud tegema mingi paki sees siis jah, vist. Kilekotis. No jah, aga jah. Eelmine kord, kui me tegime latikat, oli meil nagu heledam, valgem sööt. Täna on siis võiks siuke pruunikam, aga sama firma, Salma oma ja ma arvan, proovime ära. Vaatab, et kuidas sellega saab täna? Jah, ikka saab, ma arvan. Mina tegin siis sedasi, et mul mingisugust karabini või siukest pöörlet vahepeal vaata siin ei ole. Mul on täiesti vaba täiesti. Mida hullu? Ja ma tegin siukse lipsu, mis ilusti liigub siin peale, et kui me näiteks ei lõia mingi kindla kõrguse pealt vaata kala üles, siis me saame liigutada ja otsida seda kala vaata erinevate kõrguste pealt, siis lipsu pikkus võrreldes eelmise korraga on korralikult mul pikem, ma arvan, mingi poole pikem mul ikkagi. Ja miks see on, tegelikult, nüüd hiljuti tuli meelde, et tegelikult lepiskaade püügil on see, et kui võttu et suure kala võttu oleks julgem vaata, et siis mida pikem lips, seda julgem võttu vaata. Et praegu üritame niimoodi, et umbes 50–60 sentimeetrise lipsuga. Ja nagu ikka number 8 konks ja nii edasi. On mul siin otsas ja nii edasi. Aga jah, see on vähe lihtsam, vanasti tegin ise siukseid kogu aeg, siukseid rakendusi ja nii edasi. Proovime sedasi, vaatame, kuidas välja tuleb. Söödavalik on meil täna põhimõtteliselt ainult üks, kui eelmine oli meil minu oma aias korjatud uss ja kärbsetõugud, siis täna on ainult oma aias korjatud uss. Kuna vähemalt eeldusega, et sügis on käed, siis iga loom põhimõtteliselt peab hakkama rasva koguma, siis uss, ma arvan, see jämedam või üldse uss annab rohkem rasva kui mingisugune nigel kärbsetõuk. Ma arvan seda vähemalt. Ja meil on ka mais olemas, Marek võttis maisiga kaasa, aga see on siis, kui tõesti mitte midagi enam ei ole lootust, siis proovime ka sellega. Et siuke on söödavalik ka, ja nüüd hakkame püüma. Otak. See on normaalne? Täitsa normaalne.
No on midagi otsas. ei tunne, ma liiga vara vist. Oota. On. On küll, jah. Läks ära. Ai, läks ära. Ta oli väike. Väike, jätkame. Korralik lõpskas ära vist. No davai, viska lihtsalt, savi. Üldse ei aru, ma on nii raske seda. Sööd hoopis küljed. Mis ka ei käi. Ei ole. Ei ole. Okei. Räägi nüüd, mis nüüd juhtus. Oota, see on kiisk. See on päris... Miks ta nii valge? Vaat see kaart on nii hele. Nüüd tuleb sulle sööt ära vahetada. Kindla peale. Sest et kui kiisk tuleb ühe korra, siis ma seda sööda peale, siis ta jääbki tulema neid kiiskesi. Jah. Et jah, esimeseks kaaks on kohe kiisk. No. Toodab. On. Väga hea. Jah, ma tunnen, et on midagi. Jaa, on küll. Kes sealt tuleb? Ei ole, et ära läks. Ei, on. Ja tänase päeva suurim. No nii, kellega meil siin tegu on? Äkki on vimb või? Ei ole, vimba ei ole siin. Ema vimba ei ole. Nurg tähendab, jah? Jah, nurg, täpselt. Ma pakuksin nurg. Ei oska öelda. Mina pakun, et see nurg. Okei. Too ära, libista kalda ära. Pöörang teistpidi. Sa ei saa aru nii ju. Ma ei tea, ma panin käima. Vaata, et vaatas mu ritmel siin. Ei saa üldse. Ei ole. No ilusti vajutas kogu aeg. Käia. Kelluka käib nagu. Ma ka. Igatahes praegu on olnud suht pikalt sükke 0. Ei võta, no just, et seal võttis. Aga ma ei tea, mõtlesime, et äkki minul vähemalt tõstame seda lipsu vähemalt veits kõrgemale ja äkki siis õnnestub paremini, ma ei tea. No nii. Nüüd on midagi otsas ja sul on mingi otsas ka mine hulluks! Tirib mõnusalt või? Oho, see on päris suur. No. Mine hulluks! No, tood ära. Oi, kuule, see on kena. See on kena, too ära. Too ära, libista kalda ära. Ja nii, siin ta on. Let's go! No. Väga hea ju. Ongi. Niimoodi lihtsalt tagus seda kellele niimoodi. Ja lätikaparv on siin olemas. Noh. Tagasi võtta on ju. No nii, meie videopäästja teeb catch and release'i. No. Privet. Lähed ka või? Vaata, ta kohe läheb. Et ta kohe läheb. Otselt. Noh, viska 5. Noh, kas ta läheb? Are you good, bro? Jaa, ta läheb. Nii.
nii, kala võttis. Võttis. Võta kelluka ära korra. Vaata välja. Nii kuni oli väike otsas, ma arvan. Lapskala. Lapskala. Jah. Mida hullu? Ei ole. Ei ole, õnneks väikest. No igastes, ma ei tea, mis maal video läks kinni, aga igastes Etseril võttis vist. Mis ta nii point seda? See või? Jaa. Ma ei tea. Vaatan üle või? No vaata. Nice, selle pärast. Selle. Tais meilis. Meilis. Kus kohas? Okei, Etser on veits närvis. Miks? Ega mul nii kopp ees juba sellest jurast, mis keset tema jõge lihtsalt ujub ringi. Ei saa korralikult pööd. Ei kannata. Ja kui närvi vahe. Etser ei kannata. Ma ei kannata hea, kui jura kui käib ettes. Ma ei kannata. Nii või? Ei midagi. Ei olegi. Muidugi, no. No muidugi. Hoopis see raskus tekitas see mingi heinajuht. Igastes, mis juhtus, on see, et Etseril mingi lamp, mingi konks pooleks, et nagu jah, ma ei tea. Kas see kivi taha kinni või ma ise... Ma ei oska. No, said jälle mingi kala. Elu suurim haug. Ja, elu suurim haug. See vend on lege surmalaps, noh. Arvad, et sureb ära või? No vaata, kui sisse ta on söönud. Oota, See on mingi nii. lege pärasoolest tal juba, noh. Uuto. Tüüp on selle mingi alla neela. Et jah, aga mida sa latika kohta ütleks? Latika, noh, ta on põhimõtteliselt latika selg. Latika seljast kõhuni on ikka, ma arvan, mingi... No igatahes on lame. Rohkem kui haugi näiteks seljast kõhuni, ta on niisugune lapikum. No ütleme, et lameda kehaga enam-vähem, lapiku kehaga ütleme niimoodi. Heledat värvi enamast, olenevalt keskkonnast. Vahest on niisugune hallikas. Suuremad isendid muutuvad niisuguseks pronksiks. Ja noh, väikseid neid ajab ikka väga tihti mingi nurru või sellega sassi ikka. Sest nurg vist ei kasva nii suureks kui laitikas vist. Ei kasva. Et jah. On küll jah? On jah, torpeedo. Jälle kiisk jah. Jälle suurem kui eelmine. Taha seda kiisk. No kas sa jätsid selle eelmise ussi otsa? Ei. No ma ei tea siis. Jälle täiesti ära söönud. Igatahes meil hakkas nüüd jõle kiire sellega, et peame bussile jõudma nüüd sealt Marek tuleb joostes. Püügipäev, noh, läks natukene halvemini kui eelmine kord, aga mingid asjad kindlasti olid parem kui eelmine kord. Mis seekord oli parem, oli võib-olla kala suurus. Noh, jah, me ei saanud... Rekord. No seda küll, jah. See mõist päevarekord nagu. No jaa, et siit kohast nagu ütleme, et eelmine kord me nii suurt ei saanud, aga noh, kala see kogus jäi ikka väga niruks. Et ma arvan, et peab mingi kord kunagi tulevikus tulema veel ikkagi proovima. Aga just siia kohta. Et mis siis ikka? Teiega näeme vist järgmises videos või järgmises episoodis, aga veel üks asi, et andke jällegi nippe. Jah, kindlasti. Soovitage midagi ja nii edasi. Loen hea meelega kõik kommentaarid läbi. Aga mis siis ikka? Näeme teiega järgmises episoodis. Davai, tšau. Järgmises episoodis lähme viimast korda sellel hooajal veel järvedele, proovime teha viimase vigade paranduse ja proovime uuesti ilusaid purikeid saada. Igasu muudki veel järgmise korral. See on natukene vähem, sul on mingi nöör selle.